Seda võib tervitas pidapäeval. Ilusat tänast päeva. Aitäh. Sulle ka muidugi. Ilusat sünnipäeva. Aitäh. Ilusat sünnipäeva. Ja nagu seda kõike on vaja meile. sünnipäevaks. Elu kannabki olla. Nii, tere head naabrid. Palju õnne juubeliks. Täname. Palju õnne juubeliks. Austatud külalised! Kõik, kellele on tähtis ja kallis kogu Kanepi vald. Tervitame ja õnnitleme teid valla 25. sünnipäeva puhul. Kent, kas sina mäletad valla elu kogu selle 25 aasta jooksul? Muidugi mitte.
olen just ise 25-ne. Järelikult ei saa ma kõike kuidagi mäletada. Aga seest tean ma ühte inimest, kes ise oli meie valla sünni juures. Tema mäletab kindlasti kogu Kanepi valla ajalugu. Austatud külalised, küllap juba saite aru, et nüüd saab sõna Kanepi valla volikogu esimees Arno Kakk. Ütleme niimoodi, et tulevikku vaadata on väga keeruline, aga minevikku mäletada saab. 19. detsembril 1991 sai Kanepi uuesti vallaõigused teistkordselt. Tuli hakata ise otsustama, oma elu korraldama ja ise oma tulevikku looma. Täna tundub ju uskumatu, et kauplused olid siis pooltühjad, kaupu jagati talongidega, bensiinijaamades valitses tühjus ja tulevik oli mitmes mõttes selguseta. Soovin kõigile head aastapäeva, kordaminekuid kõigis meie ettevõtmistes ja julgust tulevikku vaadata. Samas ka mõnusad peod veel tänaseks. Suur tänu kuulamast. Jah, tema juhib valla volikogu ja temaga koos juhib valda ka vallavanem. Aga meil ei ole ju vallavanem, meil on ju vallanoor. Sul on täitsa õigus. Meie vallavanem on üks tubli noor mees ja nüüd annamegi talle sõna. Palume siia Kanepi vallavanem Mikk Järv. Austatud maavanem, Kanepi valla inimesed ja külalised, tere õhtust! Täna tähistame Kanepi valla 25. aastapäeva. Minnes ajaloos tagasi jõuame aastasse 1675, kui moodustati Kanepi kihelkond. 1675. aastal Põlva, Urvaste ja Otepää kihelkonna äärealade baasil ehk siis 341 aastat tagasi moodustatud kihelkond. Kanepi vald vallana moodustati esmakordselt 1939. aastal, olles üks 248 toonasest Eestimaa vallast. Need vallad tegutsesid 1938–1950. Taasiseseisvunud Eestis taastati vallaõigused 19. detsembril 1991 ja tänasel kujul on vald tegutsenud juba 25 aastat. Suhteliselt noor, alles jõudnud täisikka, aga kogemustega ja palju jõudnud. President Ilves on öelnud, on ime, et Eesti on üldse olemas. Ja võib-olla ei taju selle mõtte sügavust, aga nii see tõesti on. Paljudel meie saatusekaaslastel nii edukalt ja hästi läinud ei ole. Neil on oma rahvus, oma keel, oma kultuur, vaba eneseteostusvõimalus. Me oleme rikas rahvas. 25 aasta jooksul, mil tänast valda on arendatud, on meil olemas võimalused, teadmised ja tahtmine, et areng jätkuks ning valla poolt oleks tagatud kõik vajalikud teenused ja rohkemgi veel. Haridusasutused, kultuuri- ja külakeskused, raamatukogud, pansionaat, ettevõtlus, aktiivne kolmas sektor, ärksad inimesed ja kaunid vaated on need, millega Kanepi valda saab tutvustada. Sellel teisipäeval toimunud Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve volikogude ühisistungil vastu võetud otsuse järgi jätkab ka uus tekkinud vald Kanepi valla nime all. Kuna haldusreformi käigus 3 valla ühinemisel lepiti kokku, et uue valla nimeks jääb Kanepi vald. Kanepi kandi ajalugu ette lugedes võib paradoksaalsel kombel öelda, et oleme tagasi alguses. Suures osas on taastatud Kanepi kihelkonna piirid, ainult selle erinevusega, et nüüd oleme targemad, sest meil on selja taga 341 aasta tagune ajalugu. On mida mäletada ja millest õppida. Meie suurim varandus on need inimesed, kes siin õpivad, töötavad või oma vanaduspõlve veedavad. Mitte ükski muutus ei toimu ilma inimeste tööta ja tahteta. Siinkohal suur tänu kogu valla rahvale, ettevõtjatele ja töötajatele, õpetajatele ja õpilastele, juhtidele ja ametnikele, pensionäridele ja lastele. Teie olete loonud meie ühise ajaloo ja loote ka meie ühise tuleviku. Soovin meile kõigile rohkem üksteise mõistmist, heatahtlikkust, tänulikku meelt, aga eelkõige armastust ja oma koduvalla ja siinsete inimeste vastu.
palju õnne, Kanepi vald! Järgmiseks on sõna Põlva maavanemal Igor Tarol. Austatud volikogu esimees, vallavanem, head Kanepi valla inimesed ja külalised. Me elame väga erilises riigis, mis pole küll maailma kõige väiksem, aga on üks väiksemaid kõigi iseseisva riigi tunnustega. Ainult raha on meil euroala riikidega ühine. See panebki meile oluliselt suuremad väljakutsed, kuna väiksema hulga inimestega tuleb teha rohkem. Mis ei tähenda, et võiksime suhtuda üleolevalt omavalitsuste rolli. Oma valitsemine ja ise otsustamine on Eesti peremehele nii omane, et selle vastu lihtsalt ei saa. Ja teadagi, et iga peremehe taga on ka tark perenaine. Kanepi kihelkonna loomise lugu oligi üks haldusreformimise lugu. Selle tulemusel sündinud kihelkond oli Eesti rahvusliku ärkamise ajastu üks ärksamaid vanal Võromaal. Siin on oldud eeskujuks Liivimaa kihelkonna koolide rajamisel ning just maarahva harimine ladus Eesti rahvusriigile tugeva vundamendi. Ma ei tea, kas see on juhuslik, et just Kanepist saab Eesti Vabariigi aastapäeval alguse selle tähistamine Põlva maakonnas. Nii saab see kindlasti olema ka järgmisel aastal. Ja kui Jumal annab, siis proovime seda koostöös Kaitseliiduga teha tavapärasest pisut uhkemal moel. Kanepi Jaani kogudusest on saanud maavalitsusele meeldiv partner eri elualade inimesi ühendava maakonna palvusoomikusöökide traditsioonide alustamisel. Siin asub ka maakonna tugevaim turismiattraktsioon, maanteemuuseum ja tegus postide võrgustik. Iga valla lugu on tegelikult selle inimeste lugu. Teie kõik olete panustanud sellesse, et Eestimaa lugu läbi Kanepi valla rikastuks. Tänasel pidulikul hetkel sooviksin öelda aitäh maavanema tänukirjaga mõnele teist, kelle panus selle piirkonna arengusse on olnud eriti märkimisväärne. Kauaaegne vallavalitsuse töötaja, kellele siis ulatan tänukirja tänuväärse ja pühendunud töö eest Kanepi valla elu kujundamisel ning seoses valla 25. aastapäevaga. Ning tegu on maa- ja keskkonnanõuniku Aare Platoga. Ettevõtja Minikiire äritoojul omanik Harri Hiir. aastast Mesipuutalu perenaine. 2004. aastast korraldab talu Rehepapi 7 ametlik päev, kus tutvustatakse vanu talutöid ja kombeid. Maie Krukov. Mart Juur kirjutas Postimehe Hombori külgedele, et Põlva maavalitsus kindlasti ei kao, sellepärast, et meil on punkrid Koolaste küla ja Korraste kandi metsades valmis ja meil on seal piisavalt toitu ja dokumendipakette. Järgmine mees on Korraste küla seltsi eestvedaja Urmas Kiviränd. Kauaaegne perearsti pereõde Pia Tagel. Aitäh, head pidu! Ja olemegi tänases päevas. Seegi läheb mööda, nagu on öelnud targad inimesed juba enne meid. Aga kui ikka mõni väga hea fotograaf suudab jäädvustada hetke, mis on juba ise nagu klassika, siis ei saa see hetk niipea mööduda. Näiteks ma tean, et alles hiljuti käis Kanepit mööda fotokunstnikke, kes püüdsid oma aparaatidega aega peatada. Kuni 12-aastaste seas soovime tunnustada julge osalemise ning vahva pildi eest Mirkel Haljakut. Ja esitab meile vahva rahvuslik sport ja foto. Aitäh, Mirkel! Teise koha pälvis Vaike Kärsing pildiga Teramäe Vikerkaar.
anname välja esimese koha kategoorias Kanepi vaim ja hing, mille sai Mairolt Kiho pildiga Kärutajad. Esimese koha võitis pildiga Päikesetõus Ege Kõrge. Ege kuuldavasti ei ole täna siin, aga järsku on nõus ikkagi esindama. Meile saatis üks väga vahva noor, väga palju vahvaid pilte ja talle soovime eriti tänu avaldada pildi eest talvine külaline. Ehk siis palun siia Keitlin Kõoleht. Helene Lumi. Ma olen jäädvustud küll ei filmilindile ega piltidele, vaid nende südamega tehtud töösse. Tunnustuste üleandmiseks palume taas siia Kanepi vallavolikogu esimehe ja vallavanema. Me tahame tänada neid inimesi, kes 25 aasta jooksul on Kanepi valda panustanud ja panustanud seda palju ja kindlasti nad panustavad ka tulevikus. Volikogu esimeestena on kõige esimene tegelikult Ülo Leib, kes külanõukogu ajal oli ka samal ajal nii volikogu esimees kui vallavanem. Keda enam meie seas ei ole, samuti Jaan Lauk volikogu esimehena. Kuid Paul Tohver kõige pikaaegsema Kanepi valla volikogu esimehena täname sind eduka ja kohusetruu panuse eest Kanepi valla arengusse. Volikogu esimees on olnud ka Vaidu Idil ja praegune volikogu esimees Arno Kakk eduka ja kohusetruu panuse eest Kanepi valla arengusse. Täname sind. Ja kõik imestavad, mis siin kotis on. Siin kotis on Kanepi valla kell, siin keskel on veel tänased Kanepi valla piirid koos küladega ja see sümboolne tähendus on, et aeg ei jää kunagi seisma ja aeg jäi seisma ka Kanepi valla jaoks. Kanepi valla kõige pikaaegsem vallavanem Aivar Luts, täname sind eduka ja kohusetruu panuse eest Kanepi valla arengusse. Kanepi vallavanem Urmas Hallap eduka ja kohusetruu panuse eest Kanepi valla arengusse. Täname sind. Paul Tohvri ja Arno Kapu juures mainimata, et nemad on volikogu liikmed, kes on olnud kõikides koosseisudes. Lisaks on veel üks volikogu liige, kes on kaasainud kõik volikogu koosseisud. Meinhard Aljes, aitäh sulle eduka ja kohusetruu panuse eest Kanepi valla arengusse. Talvikaasatel ja üldse rahaasjad korras oleks, täname Elsa Sitt eduka ja kohusetruu panuse eest Kanepi valla arengusse. Lisaks rahaasjadele peavad ka õigusaktid korras olema. Aitäh Õier Võder pikaaegse ja kohusetruu töö eest Kanepi valla sekretärina. Vaike Meesak, kõikide poolt armastatud perearst, volikogu liige. Vaiket küll täna siin ei ole, aga ta andis edasi head soovid ja soovis kõikidele head peotöö.
vald igapäevaselt oma toimetusi mugavalt ja lihtsalt saaks teha, on meil vaja abilisi. Abilisi, koostööpartnereid, häid sõpru. Üheks selliseks on Minimedia Rallid OÜ eduka koostöö eest ja panuse eest Kanepi arengusse tänamiseks. Arke lihatööstus aktsiaselts. Ilusaid lilli, istikuid pakub osaühing Kanep Aiand. Põlvasteküla hing ja suurtalu peremees Kaskaluiga talu. Asendamatu partner igal valla üritusel Montek kooli. Partner igapäevategevuses ja valla ürituste korraldamisel kaasaaitamisel Saaretu OÜ. Tänase teo puhul tahame tänada Urmas Tiirand. Marju Jaas. Kadri Mõttus. Üle Juuben. Ja lõpetuseks tänan kõiki Kanepi valla inimesi, nii praeguseid kui tulevasi. Ilusat teotöödega. Aga kas ma kingituse ka saan? Ikka saad. Ja kõik need ka, kes seal saalis on? Muidugi nemad ka. Aga kas sa tead, mis meile kingitakse? Tean. See on üks ilus väike kontsert. Oi, sellist kingitust palma veel mitte kunagi saanud. Armsad pidupäevalised, võtkem siis vastu see väike aastapäeva kingitus. Kontsert, mille sisustavad Kanepi juurtega muusikamehe Riivo Jõgi ning Margot Suure juhendamisel Räpina ja Põlva muusikakooli neidude ansambel Gram of Fun. Töötlik on sõna, mis meelitab meid, elu meeneste käib. Samm-sammu järel ja naeratusna, loodan aeg, et kõigi soosib, et täituvad need soovid, ootab vaid. Taevas ilmub avatud, säravad tähed, enne kui langevad, säravad tähed, millest küll räägivad nad, tõmbavad noorkuu. Enne kui aeg saab täis, säravad tähed, säravad põnenud sillad, las parandab aeg, parem päev ootab veel ees. Igatsus hinna ja see, lootes aeg, et kõigi soosib, ootab vaid. Taevas ilm on avatud, säravad tähed, enne kui langevad, säravad tähed, millest küll räägivad nad, lumbavad noorkuu. Enne kui aeg saab täis, säravad tähed, enne kui kustuvad nad, säravad tähed, enne kui langevad, säravad tähed, millest küll räägivad nad, lumbavad noorkuu. Enne kui aeg saab täis,
Võib-olla teile hästi tuntud on see mees, kes pilli puhub mõnikord orkestri ees. Ta seisab lava peal truba käes ja mängib nobedat sääl. Ta pillil võrratu hääl, mis sest et tema jaoks ei kõlba igaviis. Kui buugi kõlab kord, ta vaimustab siis. Ei tunne rumbat, valssi ega polkata, ei foksi ega tangot oska mängida ja Beatles tühi kära see. Teda kuulavat kõik, mis sest et tema jaoks ei kõlba igaviis. Kui buugi kõlab kord, ta vaimustab siis. Tüüli jääda tükki laina veider virvar ja buugi rütmis teeb üürinab trumming, väljub mängib kitar, seal lärm on suur. Kaasa miski muu ei haara siiski nii, kui buugi kõlab kord, ta vaimustab siis. Ja on need dans kestab kas või hommikuni kestab murikuid ma löön. Ruumist küll ei võlu üks käega nedis, kui buugi kõlab kord, vaimustab siis. Tõdli ära, mille osa hiskama peab. Las kõmiseb sai, las väriseb sai, meil on hea on siin. Sest et truba meie jaoks ei kõlba igaviis, kui buugi kõlab kord, ta vaimustab siis. Ei foksi ega tangot oska mängida ja Beatles truba mees haigeks jää. Teeb siis ta näadesti, küll seda nooti ei näe, mis sest et tema jaoks ei kõlba igaviis. Kui buugi kõlab kord, ta vaimustab siis. Ei, truba mehe jaoks ei kõlba igaviis, kui buugi kõlab kord, ta vaimustab siis. Esineb Merit Rammul. Kedagi, kes mõistab hea, rohkem
Tervist, hea Kanepi valla rahvas, vallavanem, volikogu esimees. Valgere valla rahva poolt on valitud välja teile üks õrn, aga hästi kaunis kingitus, mida igal sünnipäevalapsel kindlasti vaja, just sünnipäeval. Ma soovin kogu naabervalla rahva poolt palju õnne sünnipäevaks, head jõuluaega kõigile ja tahaksin öelda seda, et see otsus, mis kolme valla volikogud teisipäeval tegid, on minu arvates väga õige otsus ja väga hea otsus. Seoses selle haldusreformiga, et kolm valda liituvad üheks vallaks. Ma olen algusest saadik seda varianti toetanud ja ma usun sellesse variandisse kõige tugevamalt. Nii et lähme koos edasi ja teeme üheskoos suuri tegusid. Aitäh teile ja ilusat peootut! Tere õhtust, Kanepi vald! Mul on väga hea meel ja suur au tervitada naabreid, kuid natuke ka kurb, et naabrina ma saan seda teha viimast korda, sest järgmine aasta me oleme juba üks vald. Igal juhul Kõlleste valla valitsuse ja kogu Kõlleste valla rahva poolt palju õnne Kanepi valla rahvale. Nagu sünnipäevadega ikka on alati üks suur mure, kinkima peab midagi. Ja sama mure oli mulgi. Natuke tegi lihtsamaks, et on jõuluaeg ja siis me kingime Kanepi vallale jõulupuu, see on siin pakitud sisse. Ja ainult jõulupuuga ei saa ju tulla sünnipäevale. Ja siis mõtlesime, ja kui Kanepil on selline tore nimi Kanepi, siis me kingime Kanepi vallale otseses mõttes kanepit 10 ja enam erinevas variandis. Siin on kanepi leiba, siin on kanepi verivorsti, kanepi õlut, näksi ja nii edasi. Palju õnne Kanepi vallale! Mõnusat ja rahulikku jõuluaega meile kõigile! Iga suur asi saab alati alguse millestki väikesest. Nii on 10 aastat tagasi noortekeskus saanud alguse võib-olla millestki väikesest, nüüd juba natuke suuremaks kasvanud. Ja niimoodi me üheskoos siis kasvame. Vald kasvab, noortekeskus kasvab, noored kasvavad ülesse. Aga miski jääb alati kuhugi alles. Kas ta jääb südamesse, hinge, kuhu keegi oma armsa valla paneb. Ja mõtlesime meie noortega, et ei saa ka meie jätta oma kallist valda õnnitlemata. Seetõttu sooviksime üle anda sellise väikse ühise kunstiteose, et kes on kunagi noortekeskuses käinud, teab, et meil on üks selline tore puu seina peale maalitud. Ja panime siis ka lõuendi peale selle puu ning need värvilaigukesed, mis te näete, võib-olla sümboliseerivad siis meie noori. Ja soovime selle siis oma vallavanemale üle anda, et sul oleks alati noored ja meie tore pilt silmes. Osaühing Kanepi aiand tänab meeldiva ja tegusa koostöö eest Kanepi valda ja soovib valla 25. aastapäeval edu ja õnne Kanepi aiandi vormitäie õitega. 6. klassi õpilased, kimpukest laste õnnitlustest, tänu ja kiidusõnadest ning tulevikusoovidest kuulete Luise Suislepa ja Kristo Kõibu esituses.
tänaksin oma koduvalda selle eest, et vald on mind toetanud, et saan siin vaikselt ja rahulikult elada. Tänu vallale olen koos teistega saanud osaleda paljudel üritustel. Olen tänulik vallale selle eest, et vald maksab kinni paljud meie hobitrennid. Ma kiidan valda selle eest, et valla ametnikud on võtnud aega tulla meie üritustele ja selle eest ka, et nad omale nii hea ja toreda vallavanema on leidnud, sest vallavanem on alati nii kindel ja mõtlik ja ta teretab alati. Mina kiidan valda selle eest, et valla töötajad on väga sõbralikud ja külalislahked, vähemalt marisantide vastu. Seda võin öelda omast kogemusest. Ma kiidan oma koduvalda selle eest, et siin on noortekeskus ja 2 poodi, kus ma käin iga päev. Mu koduvald on lihtsalt kõige parem ja ma ütlen selle eest aitäh. Ma kiidan oma koduvalda selle eest, et kui midagi on katki, siis parandatakse see ära. Mina näeksin Kanepit 25 aasta pärast väga uhkena. Kindlasti on poodi rohkem ja hinnad soodsamad. Usun, et Kanepi on 25 aasta pärast uhkem kui Tartu. Mina arvan, et 25 aasta pärast on Kanepi lahedam ja vingem. Et Kanepi gümnaasium on suurem ja jääb alles, sest meie kool on väga tore ja lahe. 25 aasta pärast on 2 võimalust. Kanep on täiesti alla käinud või siis hoopis vastupidi. Siin on alles gümnaasium ja vald on kasvanud. Kanepi õpilased on asutanud oma partei ja loonud oma ühistranspordi. Mina näen Kanepit 25 aasta pärast looduslikumana kui praegu. Siin on rohkem puid, põõseid ja põlde. Kanepi võiks olla 25 aasta pärast selline, nagu ta on praegu, sest minu arust on Kanepi väga armas koht. Anette Emilia Rail leidis aga nii palju mõtteid, et tal tuli sellest välja terve kirjand, mille ta praegu ka ette kannab. Minu koduvallal on sünnipäev. Soovin talle selle puhul kõike head. Soovin, et siia tuleks elama palju inimesi, et vald kasvaks üha suuremaks. Samuti on tähtis, et Kanepi saaks hästi läbi teiste valdadega. Soovin ka seda, et keegi ei reostaks valla loodust ja et Kanepist kasvaks palju häid ja tublisid Eesti inimesi. Loomulikult tuleb alati sünnipäevalast ka tänada. Kõigepealt tänan oma koduvalda selle eest, et ta on lasknud minul ja minu perekonnal siin elada ning kasvada. Ta on võimaldanud mul käia siin lasteaias ning õppida Kanepi gümnaasiumis. Tänan Kanepi valda selle eest, et ma saan olla turvalises ja puhtas keskkonnas. Aitäh sulle, Kanepi! Tahaksin sind ka kiita. Oled küll väike, aga oled jõudnud kaugele. 25 aastat on ju ikkagi pikk aeg. Sa oled teinud palju toredaid asju. Näiteks oled toonud kooli kokku inimesed, kellest on saanud minu sõbrad. Oled olnud tubli ja püsidel kaua. 25 aasta pärast näen sind suuremana, uhkemana ning uuenduslikumana. Kool on siis kindlasti suurem ning selles õpib lapsi igast Eesti nurgast. Lasteaed on suurem, seal on suurem võimla ja võib-olla isegi väike bassein. Ma arvan, et 25 aasta pärast on siin ka suuremad poed. Siia tulevad turistid igast Eestimaa nurgast ja mujalt maailmast. Siin on ka siis muuseum. Võib-olla elan ise ka siin. Palju õnne, Kanepi vald! Kontsertaktuse lõpetab Kanepi segakoor. Koore juhatab Kalev Lindal, viiulil Merit Rammul, klaveril saadab kontsertmeister Kristina Bianca Randala. Oh,
järve ääres ja näinud, kui ilus on sulle avanev päikseloojangu peegelpilt. Oled sa suvehommikul sattunud Erastvere tammikusse ja vaimustunud esimestest päiksekirtest, mis muudavad puudetüved kuldseks ja kastesed ämblikuvõrgud kõbedaseks. Oled sa säraval sügispäeval seisatunud Latiku mäel ja imestanud, kui kaugele sealt meie silm ulatub ja millise suure aedlinana paistab sealt meie väike Kanepi. Oled sa talveõhtuti mööda Keramäe teed alla tulles vaadanud, milliseid salapäraseid värvivarjuteid tekitab loojuv päike lumehangedele, eemalt paistvatele metsadele ja kogu armsale Kanepi alevikule. Aga kas sa tead, et selliseid kauneid paiku on täis kogu meie vald? Ära jää ainult Kanepisse, vaid mine imetle ka teisi väikesid külasid. Mine käi Erastveres ja Heisris, Hinol ja Hurvis, Jõgeharal ja Jõksis, Kaagnas ja Kaagveres, Karstes, Koigeras ja Koorastes, Lauril, Magaril ja Närepäel, Peetri mõisas ja Viigandis, Põlgastes ja Rebastes, Soodomaal, Sõrestes ja Varbusel. Kui sa pole neid kauneid paiku veel näinud, siis mine ja vaata, et saaksid oma kogemustest õnnelikult ütelda. Oh, kui ilus on minu koduvald! Otsima oma
pidupäev kestab edasi. Nüüd palume kõiki peolisi tunniajalisele seljasirutusele. Nii ma ei tea, mis see on, aga väga tore. Et seal midagi väga ei ole. Tuleb teha veel kõigil, jah? Tere õhtust, ansambel Säde tervitab siit lava pealt Kanepi rahvast. Soovime kõigile kerget jalga. Someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When I was said I don't love you. Whoa, mama, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, hey, it's a beautiful day. We're gonna making something to one another.